No nii. Ma hakkan pikalt tutvustama. Kevin olen alkoholi ja suitsu ei tee. Siis enamus mu tekstid on pikemad räpitekstid ja need on vähe sügavamad, nii et naerdada just eriti ei saa, kui te just minule ei naere. Ja siis ma esitan paar pikemat teksti ja siis mõned lühemad tekstid ka. Ma esitan laua taga, sest mul on eilsest vapruse värimad sööd. Nii. Mida mõtleb küll sõna Arits, miljonäri proua õlgadel, kel sõna otseses mõttes tõmmati nahk üle kõrvade. Moraal on patiseisus, oleme saamatud olnud, kes otsivad tõre ja õigust, tulgu raamatu kokku. Ühiskond võõrandab liiget ja siis süüdistab teist, kui too malli võtab Nietzsche baasilülitistest. Raskolnikovi kombel haarab kirve, purustab päid, sest mägi inimene olles tõra ei huvita täid. Mitte et käitumisviis oleks õige, aga ennetuspoliitika on triviaalne enne kõike nagu räpiks ilma biidita. Liikluses 11 otsa, sest on karskluspõud, kuna purjus päi on pedaalil oma ette raskusjõud. Välja surevad liigid, kes vastu tahtmist pandud puuri. Küsi neilt, mis nad tundsid, kui neil puruks peksti luud. Ma pole pühak, aga kui asja tõsidusest kuulsin, leidsin, et maailm on haige ja see pole seagripi buum. Karistusmetoodika on valupunkt, ohjad viskame käest. Insesti isad saadame ravile, nagu oleks isadepäev. Tekib küsimus, kas võtta igaüht kui ligimest, kuidas kardan metsloomi, aga mitte iial inimest. Heliseb uksekell, ehmatusest naabris ta seiskub. Võit pole pooltki nii maugus mängidest pimedaga peitus. Tugevam näeb ellu, nagu tõestab Tarvinis, aga rünnates endast nõrgemaid polegi mõeldud arviklik. Relvad ehitati kaitseks, tõik võika tule väest, kuid püsteliga oleme lasknud kõik võimalused käest. Vahuajamised põhjendades patud vajalikeks, kas pole mitte irooniline sõdida rahu tagamiseks. Võib-olla mõistan olukorda valesti, ehk tõesti taheti, püstolitoru kuklas, ühtekuuluvustunnet tõsta kaheni. Sõdime rikkuse pärast, rikkudes ära maamuna ajatu, varsti on kõik võrdselt vaesed ja naudime naturaalmajandust. Probleemid ajatud, uhkemini sööb, kes kadedam, tõestan tasetma, kui löön end labidaga teist paremaks. Vähe sellest, et väliskeskkonnas oht on vaikselt peidus, võitleme ise endiga, sest on läbi põlend vaimne seisund. Ütle veel üks liik, mõtle hoolikalt ja anna tulla peale inimese, kes oleks nõus sooritama vaba surma. Tekib küsimus, kas võtta igaüht kui ligimest, kuidas kardan metsloome, aga mitte iial inimest. Mis teksti ma ei esita. Nüüd on ka üks pikem tekst. Tuleb vist paar lühemad ka. Inimesed lahkuvad alati. Inimloomu vastane on olla paigal, sest olla vaba tähendab, et iga järgnev võimalus on jalust rabav. Valu maha, alustada seal, kus kaalukausid kallutada, enda käe läbi, mitte kellelegi allumata. Sidumine rumalus, sest seotakse sõlme, võttes võimaluse otsustada, mis oleks õigem. Kui iga kuu moment põletaks, siis jääksime ju kõik. On kergem näha, mida tahame, kui et otsida tõtt. Ma tahan trotsida tõtt, kuid duelliks pole siin, sest kuniks jätkub kirge peitumuse endis koletis. Ma olen jube lühike, kuid võimalusteni ulatun. Ma pole värvipime, aga minu jaoks ei ole punast tuld. Mugav neda on kerge, lihtsalt püüan kinni ideed. Viin elu kõik ilma, et muudaks ühtki kinnisideeks. Milleks klišeed ja kulud tõedet olla milleski kindel. Sul on pöial ja maantee, kuid et kibesi ringe. Kui keegi ütleks muigamata, et ei aja taga kaifi, oleks vale nagu Savisaari tantsiks rahapaja valssi. Ma tahan ja ma tahtsin olla laps, kuid mitte lapsik. Et olla taktitundeline, tuleb elada taktis. Nii, järgmine on... Mis värvi on armastus? Mis värvi on armastus? Küsisin jõnglaselt tänaval. Ta pani jooksu. Polnud sootuks minu ootus, kuid lootus. Tärkas mus uuesti, kui nägin teda kooli väravas, kuid vastamisest seegi kord ta loobus. Mis värvi on armastus? Küsisin neiult pesumajas. Ta ütles punane, mu jumaleks, kui rumal, et sa seda sööndasid küsida. Ja lülitus oma omale sisse, nii bussis uut rekordit lüüa üritas. Enne vabandust, et ülitan. Sülitasin, läksin minema, põrkasin emotürukuga. Küsisin, et mis värvi on armastus? Mu juuksekarva must ei kartnud too avaldada arvamust ja räägi nüüd sarnanemisest väga kõva. Et mis värvi on armastus, katkestas pedagoog mind. Kooli hoovis liiga valjusti karjusin vist. Ütles, et see oleneb paljustki, aga tema jaoks argipäeva haljust, kui meenutaks seda tooni. Armastus, 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 et pagan mismoodi püüan lüüa loodi midagi, mille eksistentsi pole tõestatud ja panna todavalt tooni on suht mõeldamatu sähtsule vaesele katust. Olen rahul. Küsisin vana paarilt, et mis värvi on armastus. Ei olnud pikka paraadi. Kuulsin vaid üht fraasi. Armastus on turvatunde värvi. Mõtlesin, et kas minna närvi ja küsida, et taga kust te seal värvi näete.
Enne kui jõudsin, haaras memmu kätest ja ütles, et armastusel polegi värvi. Päris äge. Ja, 2 teksti on üks on jälle siuke pikem ja siis lõpetan ühe lühema tekstiga. Pole vaja silmapliiatsit, et olla silmakirjalik. Läbi ajend ilma siiani võib-olla oled kirjanik, kelle sules sünnib väljamõeldis, mis üle ilma levib, et kohal on gängster, kui püksid allapoole perset kerin. Teid on terve meri, kuid ma olen ainus kapten. Mu laev on pimestav ja jutul pole silmaklappe. Taga rääkimine maitseb mulle umbes nagu roti mürk, kui arvad, et on pohhuist, sest tegelikult mind kotib küll. Igal inimesel mitu maski, mitu nägu olen päri. Aga läbi teiste kõrvu kuulda miskit, see nagu pole päris. Kui sul on midagi, siis tule ütle, ma ausalt kuulan. Vastu nägu tõde on valus, kuid kui hakkan raugastuma. On tore teada, mida keegi ütles, et tegelikult arvas, sest need 2 asja pole peaaegu kunagi samad. Ma avan ennast harva, pigem viskan lihtsalt nalja, kuid püüdjad on pahatihti arvustama liialt varmad. Te ei tunne mind ja mina teid, no lasta jääda nii. Väidan, et olen kuum ja kohe olen egoist. Mul on vahel kibe huumor, sarkastilisega arvamust. Fantastiline, kui kuulen taas mõne isendi arvamust. Tekstid on alusetud, mis tõepõhja uppuvad. Peab ise olema naiivne, et turumutte uskuda. Kui puudub otsene allikas, sujutan okses ja hallitab. Sopalaeka juht lõngvis ulatub Varssavist Tallinna. Ei jaga ma välja. Imeline, kuidas inimhinged tappa saamad tagi võivad olla nõnda sinisilmsed. Fakt on kivikindel, et uskuda on teatud risk, kui inimene vannub käsi viimlil olla siis ateist. Naeratus võib olla veetlev, kuid ei aita enam see, kui taipan, et neid valgeid hambaid paitab terav keel. Ja kõik, mis olen teinud, öelnud, leiab uue suu. Uue kuue nii, et see, mis tegelikult tegin, on hoopis muu. Iga mu sõna on kõrg ja teie mõistmine miraaž. Et pede nalju teen, ei tähenda, et olen anaalpiraat. Vaimukus on haritud ülbus. Ju ma olen ülbe. Ju sa oled ühekülgne, kui huumorit ei mõista üldse. Sest nii tekib eelarvamus, mis viskab kulda. Läbi kaevurite veres süüdimatult ilma hinnanguta. Esitusviis on uskumatu. MSN on imeline. Netiblogid viisid justi pankrotti. Ei no imelik, et väikekoha fenomen. Kõik teavad kõigist kõike valepidi. Arvavad, et teavad kõigest kõike ja kõige paremini. Meeldivad mul köögitarbed, aga mitte nuga selga. Ja kui nöögin malbelt, siis selleks, et mugavineda. Et välja paista targana kipun tihti targutama. Kuigi vales kohas nokkides võin lõpetada kargun ajal. Võiks õpetada katku ajal keegi, kuidas terveks saada, et sõbrapäev ei oleks veebruarist, vaid terve aasta. Ma lõpetan siis veel, see ongi siis luuletekst, inspireerituna Eesti liiklusolukorrast. Vaatan uudiseid ja enam muud ei kuulegi, kuidas keegi arvas, et on maru vahva näha teed läbi pudeli ning tulemus on kahtlemata katki. Kui on 4 hukkunut ja pooltel neist pole isegi puberteet, siis see meelemürgi ja inimese vastasseis kaldub sõna otseses mõttes teelt. Vastik. Teeperved on küünleid täis ja varsti meenutavad rohkem kalmistuid, kuid süüdistagem puid ja teeolusid plaksti, endal promille rohkem kui purunenud võid praksti. Mul pole juhilube ja kaalutlen tõsiselt selle inimlotterii vajadust, sest alkoholimajandus krõbiseb nii, et läbi auto esiklaasi vajad peaparandust. Ma ostan tanki. Kõik. Aitäh!